Jouki Jou, mitmes episood meil on? 4. Veego podcasti 4. episood. Vist peaks olema 4. Täna oleme Randalu juures. Räägime natuke drifti juttu. Räägime niisama auto juttu. Kaabel on ka siin. Kaabel hakkab ka tarka juttu rääkima. Vaatame, mis sellest välja tuleb. Hakkame kohe vihta, ma arvan. Oll, alustame siis kohe drifti jutuga. Kus see drift sinu jaoks alguse sai? Millal sa esimest korda saad öelda, et sa driftimisega tegelesid? Võistluse mõttes tegelesin 2016 lõpp, kui ma ostsin enda esimese, ütleme siis nii-öelda esimese driftiauto. Mul olid ka varem nii-öelda drifti suunitlusega. Aga 2016 oli siis 2016 aasta sügisel ma käisin esimesel sõidul. Aga varasemalt oli huvi juba oli olemas, noor poiss, vaatasid YouTube'i ja siis olid siuksed Serrad, vanad Bemmid, nendega vaikselt siin talvel jäärajad asjad, et sealt see pisik vaikselt tuli. Okay. Kas ma tean õigesti, et sa olid umbes 12 või, kui sul esimene Serra oli nii-öelda või? Jah, 12 olin, siis oli esimene Serra, see oli mul maakodus ja seal olid siis ka kruusateed, kus sai juba harjutada ja sõita ja tegelikult oli ka, kunagi ma käisin siis Kullo autokoolis ja siis seal olid Tabasalu ringrajal olid siuksed, see ei olnud küll tegelikult drift, see oli aja peale, aga mul oli paar sõpra veel, kellega me käisime ja siis meile ikkagist meeldis, me olime näinud, mis see drift on ja siis me aega nii väga ei sõitnud, et proovisime seal külge lasta. Korra segan vahel, tead, kellel veel Serra oli esimene auto või? Ja James Dean. Mis ta just võitis? 4 korda võitis sama asja. No näed. Ehk siis siit elutarkus, kui tahad kuhugi driftis jõuda, siis esimene auto peab olema Serra, muidu ei jõua kuhugi. Põhimõtteliselt tegelikult Kaabel ütles selle välja praegu. See läheb pärast kvoodime ära. Et ikkagi see ongi see nagu nõuanne kõigile, kes tahavad driftiga alustada, esimene auto peab Serra olema. Tegelikult see Serraga niimoodi, kui sa kunagi oled Serraga sõitnud, siis see on minu meelest üks halvima juhitavusega auto üldse. Kui keegi ütleb, et Kossu on nii ja Kossu on täiesti teine, silla lahendused hoopis teised. Ehk siis, jah, kui sa Serraga õpid driftima, siis põhimõtteliselt võid öelda, et sa oskad iga muu jamaga driftida. Nii et Serra, ma arvan, päris hea see alustala. Jaa. Aga üldse driftist rääkides, nii driftis on ju üha kasvav kogukond ja see nagu kommuun kasvab iga päevaga läheb üha populaarsemaks. Praegusel hetkel, ma arvan, peale rallit populaarsusest teine motosport Eestis on ju, kui mitte juba populaarsem kui ralli. Kuidas sa üldse ise tunned, kuidas see kogukond nagu on, sinu enda fännibaas on ka päris nagu pirakas. Kui palju sa selle fännibaasiga üldse nagu läbi käid, palju sa hindad nagu kaasabina seda fännibaasi, mis sul on? Kindlasti on cool ju, sõidad Driftmastersit ja kõik on Randalu lippude ja pusadega seal kohal. Et kuidas see sinu jaoks, palju see sulle juurde annab üldse? See oli nüüd see aasta Poolas, kui me käisime. Läti on ka olnud alati, aga Poolas jõudis see natuke selles mõttes rohkem kohal, et tegelikult, et ta on juba natukene kaugemal Eestist on ju. Ja siis meil oli siukene, ma olin pool tundi kuni tund aega meil oli eraldi see merchi telk pandud ülesse. Ja see palju sealt nagu Eesti fänn, Eesti publikut läbi käis, see oli nagu nii meelet, et ma ei osanud tegelikult oodata seda, et nii palju eestlasi tuleb Poola võistlustele kohale. Iga võistlus, kus me see aasta käisime, igal pool olid alati eestlased olemas, kus rohkem, kus vähem on ju. Et ühesõnaga see on see, mis on nagu hakkab kohale jõudma, et kui palju tegelikult seda jälgeskonda meil on. No isegi sai vaadatud just nagu Poola näitel oli hea, samal ajal päris palju nagu jälgisin Instast, mis toimub. Sest sõitjaid ju tegelikult Eestis on 2 on ju, kes Driftmastersit sõidavad, mõlemale hoidsin silma peal. Ja no ikka tutvusringkonnast ikka tugev nagu enamus olid Poolas kohal. Ja kogu aeg mingid storid, meie poisid sõidavad, särki-värki. Et selles suhtes on nagu cool vaadata, et rahvas hakkab jõudma ka nagu välismaale kohale. Et tegelikult Eestis, kui käia vaadata neid drifti etappe, rahvast on palju raja ääres. Rahvast on oma jagu,
aga just seesama Poola näide, et see oli tõesti, näed juba sealt, kui sa oled raja peal, siis sa juba näed, et Eesti lipud lehvivad, mis on ka niisugune hea soe tunne. Jaa. Kuidas sul nii-öelda sponsoritega siis, et kui suurt rolli mängivad siis nii-öelda sponsorid sul tegelikult hooajal sõitmises ja mis sa siis nii-öelda ootad nagu sponsoritelt üldse? No eks ikka väga suurt rolli, et ega me ilma nendeta seda ala ei sõidaks, on ju. Et Eestis ega ta ei ole täna niisugune kerge teema, et mitte ainult motosportlasi, üleüldse sportlasi meil on, Eestis on palju ja eks mure on kõigil üks ja sama. Nii et eks see niisugune töö käib taustal kogu aeg. Suhtled, otsid, räägid, et see on, mis käib põhimõtteliselt aasta ringi taustal nagu, aga keeruline on. Aga kui me vaatame nüüd su nagu autot, liverit puhtalt, siis tegelikult sul on ikkagi päris stabiilne see toetajate hulk, et kui me vaatame, siis aasta-aastalt ikkagi see liveri püsib suht sama, sponsorid püsivad suht samad, mõned tulevad juurde aeg-alt, aga kuidas sa selle oled nagu suutnud luua selle olukorra, et sul on samad suured sponsorid kogu aeg taga, kellega sa oled aastaid koostööd teinud? Ja see on, ma olen ise ka selles mõttes õnnelik selle üle, et me oleme nagu suutnud, et ühesõnaga siis ma nagu tunnen, et me suudame neile seda midagi vastu ka pakkuda. Ja tegelikult meil on ka toetajatega olnud siuksed ägedad suvepäevad, kliendiüritused, mida me siis oleme pakkunud ja teinud ja oleme tagasisidet ka saanud, et nende siis tegime ühele meie toetajale Avisele, tegime ühe siukse ägeda suvepäeva, kus olid tema siis partnerid ja äripartnerid olid kõik kohal ja ühesõnaga me tegime neile sõitu ja siis see oli siukene, millest nagu räägiti veel pool aastat hiljem. Ja no see on see vaata emotsioon, mida sa nagu suudad pakkuda toetajale, aga see karjäär, sa juba ütlesid, sa oled päris mitmeid aastaid sõitnud. Kas sul on selle karjääri jooksul kordagi olnud hetkega, kus mõtled, et kurat, miks ma teen seda, nagu kus hakkad kahtlema selles, et miks sa üldse drifti valisid? Ei ole. Ei ole, jah? Ma siin kõrvale küsiks, et kus te kaks nii-öelda tuttusite üldse? Ja kuidas kaabel sinuni jõudis? Grinderis. Sest enamus meist, eriti nagu inimesed, kes on autokommuuniga hästi kursis, teavad kaablit kõik raketibaasist. Raketibaasist, nagu, kus ta oli sellega seotud ja mingi hetk oli ta järsku sinu driftitiimi juures. Kuidas see nagu juhtus, et kaabel sinuni jõudis? Tutvusime me üldse seal Hiiu parklas. See oli meie esimene tutvus, sest oli vend Silver, tal on sekk ja siis oli madalaks vaja saada ja siis ta helistas mulle, kuule, et tule vaata. Siis ma sain Olliga tuttavaks, siis läks aega mööda, ma ei mäleta palju. Aga siis oli Netsi üritus kuskil Soomes, kas Turkus või Tamperes või ma ei mäleta kumb nendest. Ühesõnaga, kuskil oli see Netsi üritus. Ja sinna ma sattusin Aoga, sest Aol polnud kärulube, mul on. Ja siis ma vedasin ta pilli sinna Soome. Ja siis me seal jaurisime ringi. Ja siis ma nägin Olli 36 Fab Worki. Ja siis ma ütlesin, see on siuke okse, et too mulle talvel, et ma teen ringi. Ja siis ma tegin talvel ringi. Ja siis ega ära ei läinud rohkem. Siis ma jäin sinna jollima ja siin ma olen, aga raketibaasis ma olin vahepeal abis, neil olid mingi kiired ajad, siis ma otsustasin, et ma kolin maale ja siis Kaido käis pinda, et tule appi, siis ma käisin abis neil mingi pool aastat ja siis sealt hakkas videovärk pihta. Ja siis nüüd olen rohkem maal ja rohkem oma selle boyfriendiga. No see on see, et kaabel on nagu see halb sugulane, kes tuleb, aga kunagi ära ei lähe, vaata, et tuli korraks ja jäigi. Jah. Aga kaua sa nüüd Olliga olnud oled? Ei tea, kes enam mäletab seda aeg lendab. See on see, et kui me hakkame koera aastates lugema, siis on üks summa ja kui me päriselt loeme, siis on... Tegelikult ma ei tea, mingi 4 või? Võib-olla või? 4, jah, vist äkki. 4 hooaega on tehtud, ja kui me nüüd võtame viimas Q&A, siis sellel hetkel oli 3 hooaega teil koos. Ehk siis nüüd on 4 on täis ja 5 hakkab jooksma. Viimane oli meil ju 2 aastat tagasi jälda. Q&A või? Ei, eelmise hooaja lõpus oli. Okei, no 4, jah.
no samas me ei saa öelda, et 5 hakkab jooksma, sest tegelikult praegu on ikkagi november alles, et me pole neid lepinguid üle vaadanud, eks ju, mida meil pole olnud mitte kunagi. Ja. Et lepingupunktides on vaja veel kokku leppida, siis vaatate, kas tuleb 5 aasta. Tegelikult Kaabel saad hakanud vaikselt nagu ju Olli üldse varju jätma, et tegelikult nüüd on juba võib-olla see, et kuna videod on täiesti menukad, on ju, need Kars with Kaspar, on ju, et sa hakkad nagu Olli vaikselt nagu varju tegelikult jätma, on ju. Et kindlasti need lepingu asjad vaadab absoluutselt kindlalt üle. Punktides tuleb kindlasti kokku leppida. Ja kui sa tahad nagu personaalbrändi nagu tugevamalt arendada, tõmba kõne peale. Ma ei tea, sa tundud, et sa tahad mingit protsenti saada. Ei kindla, ei tasuta, ma ei tea midagi. Protsendid on hüvad, nagu me teeme ka oma lepingut, särki-värki, läbirääkimisruumi ei ole. No meil see Oliveri Spotteri eelarve on olnud siin 0 ja arvatavasti on 0 edasi, nii et kahjuks sa võid sealt oma protsendi saada. Aga parem kui mitte midagi, vähemalt on paberi peal kirjas. Ja, et ma saan öelda, et ma saan nagu protsenti selle pealt. Aga autodest võiks rääkida ka, sa ei tegele ju, kogu aeg sul ei ole ju drift, nagu sa just ise ütlesid, hooaeg on läbi, on ju. Mis autodega te üldse igapäevaselt sõidate ja mis autod teil on? Kõige parem auto. Kõige parem auto on Škoda või? Tööauto. See kõige parem auto on tasuta auto, on ju. Kaabel, millega sa sõidad? Sul on ka ju neid autosid mingi must miljon. Millega ma sõidan? Ma saan iga päev erinevate asjadega sõita, sest mu kätte on ojule jäetud ka pille. Aga millega ma põhiliselt sõidan, siis on üks Type R ja üks Peukar ja üks Chevy kastikas. No ikkagi on, valikut on. Nii et olgu ettevaatlikud, kui te Kaabli juurde autot viite. Hakkab ringi sõitma sellega. Ei, mul anti luba. Mul anti, kõik on nagu omanik teab. Ta kolis Uus-Meremaal natukeseks ja jättis need autod mu kätte, ütles vaata, hoia silma peale, et kui ma tagasi tulen, et oleks ühes tükis. Ja ka Kaspar kuulis, et hoia ühes tükis, vaata. Muu see vaata ja hoia, see jäi nagu vahele, et peasid ringi saab kütta. See on ka see kõige parem auto, on tasuta auto, on ju. Jah, küsime natuke veel, et kui saaksid teha koostööd ükskõik millise autotootjaga, siis kellega te teeksite koostööd? Nagu nii-öelda tehase tiimina, siis ütleme Trabant. Trabandiga drifti või? Jah. See oleks midagi teist. See on papist tehtud, mõtle kui kerge see on. See on lightweight. Two-stroke, kas sa kujutaksid ette või? Siin Mad Mike teeb McLarenit rootoriga, wow, aga sa tuled Trabandiga, mis on two-stroke driftcar. Okei, Trabant on võib-olla parim valik. Trabant on siuke back-up, et kui me nagu selle Trabandi back-upi jätame kõrvale, siis mis see main valik oleks? Kas sa ikkagi jääks sellisel juhul BMW peale? Või sa valiks mingi teise? Ma arvan mingi JDM tegelikult. Jah, Olli Süda ei ole ju sakslane. Mis asja? Olli Süda ei ole sakslane tegelikult. Mulle japsid meeldivad ikkagist rohkem, jah. Ja, aga kui sa võta nüüd, me räägime siin 2024, ütle üks uus jaapanlane, millest sa oleksid nõus tegema. Ei, aga miks uus? Sest sa teed tehase tiimiga, sa saad uue tutika kere. Sa arvad, et neil seisab JCX kere. No jaa, aga miks mitte uue Supra peale ehitada? Sest see on minetu. Jep, seerid. See on see arvamused lähevad lahku siin. See ei tundu kõige parem drifti toorik või kere siis olevat täna veel vaadates. Formulas sõidetakse Corollaga ja see on ka mingi... Corolla tagasilda tead või? Ei. 36. Ikkagi siis pool su südant on ikkagi õnnelik, siis tükike 36. Ikka kõige parem. Välja mõtlesin. Sa saad Toyota võtta, kas sa nägid, et see Chinese company hakkas tegema neid reproduction keresid, AE86 omasid. Ehk siis saab tutika Hachiroku võtta. Jah. Aga AliExpress variant. Jaa, aga see on põhimõtteliselt kõik tänapäeva jupid tulevad Taiwanist või sealt samast kandist. Nii et B-osa AE86. See on ka siuke hea valik. Aga driftist veel natukene rääkides... See nagu drifti maailm tehnoloogiliselt areneb ka igapäevaselt päris palju. Tulevad ju erinevad mingid tehnoloogialahendused, kuidas jälgitakse, mis iganes sõidujoont ja mida kõike veel on ju siin igal pool maailmas. Nagu, kuidas sind see tehnoloogia areng sõitjana arendab ja mis on see miski, mis sinu arust on väga hea lisa olnud, mis on drifti tulnud siin viimaste aastatega? Just nagu tehnoloogia koha pealt. See aasta Austraalia Volli või? Villi oli mingi siukene süsteem, mis pandi auto katustele. See ei ole veel nagu 100% käiku läinud, aga ühesõnaga su pandi katusele mingi seadeldis ja siis kui sa tegid sõidu ära
siis sa said downloadida endale selle sõidu ja siis ta näitas täpselt, maha olid joonistatud kastid, kõik asjad, kui suur on su nurk, kiirused, kui hästi sa läbisid raja ja nii edasi, on ju. Et see teeb kohtunike tööd kergemaks ja minu silmis teeb ka see ausamaks natukene seda ala, et see on kohtunike alas, seal on ju eriarvamusi. Et ma usun, et kui siukene seadeldis nagu nüüd reaalselt käiku läheb, siis see nagu teeb asja võrdsemaks. Siis on ilmselt vaidlemiskohti tekib ka vähem, sellepärast et see tehnoloogia ikkagi aitab päris palju kaasa. Aga palju näiteks Drift Masters siis praegu üldse siukseid nagu tehnoloogilisi lahendusi on, mida kasutatakse etappidel? Ilmselt kaabelspotterina teab natukene rohkem neid mingid tehnoloogia lahendusi, mis seal on. Mis sa mõtled tehnoloogia lahendust all? No näiteks ongi see, et sul on see mingi andur on ju, puhtalt ka näiteks mingid klippide andurid või need, mis nagu... Ega seal polegi, selles mõttes kõik on ikkagi full analoog. Okay, ikkagi... See, mida kohtunik näeb, nii on, eks ju. Et ma nägin seal Ungaris näiteks nägin selle, kes see on see Kanada, Vernoni paberit nägin, kuidas ta hindab. Ehk siis tal oli, reaalselt oli A4 paber, kus olid peal tal erinevad need sõitjad, pani sinna sõitja nime, numbri ja tal oli näiteks olid Ungaris olid viimased 3 kasti, oli tema teema. Ja siis ütleski, et ta vaatab silma järgi, et selle kasti sai 60% kätte, selle sai 50% kätte ja siis, et kui kastid on tal 10 punkti, 10 punkti, 5 punkti, siis ta võtab sealt, et see 60% oli 6 punkti, vaata. Ehk siis väga selline nagu... Ikkagi väga nagu primitiivne on see lähenemine. Ainuke tehnoloogia asi, mis seal praegu on, võib-olla on see, et see live ülekandel näiteks, see, kuidas on arenenud see kõik see drooni footage ja kõik see asi nagu, et sul on sisekaamerad, mis võetakse peale, pannakse sul ennem sõitu sisse, sul on see live ülekanne on sisekaamerast ja siis see võetakse peale sõitu ära, võib-olla see meedia pool siis või, et sinna on nagu panustatud räigelt. Aga see on hea ka, sellepärast, et palju neid laive vaatab, miljoneid lõppkokkuvõttes vaata. No Red Bull on kõvasti nagu panustanud sinna. Aga kas see nagu, kui me räägime sellest konkreetsest nagu laivi puhul sellest tehnika nagu panusest, on ju palju nad on panustanud sinna ülekandesse, kas see sul pärast järelanalüüsi või siis spotteri tööd teeb lihtsamaks ka või? Jaa, sest mul on, ühesõnaga, iga spotter teeb seda asja nagu ta ise heaks arvab, eks ju. Mina olen niimoodi teinud, et ühesõnaga ma kvallides laivis ma väga ei jälgi, mida vastased teevad, eks ju. Trennides vaatad, kuidas keegi teine sõidab, kas sealt saab mingit snitti võtta või midagi, on ju, mõõdad aegasid võib-olla, et kui nobe oled või värki. Aga lõppkokkuvõttes, kui juhtub see, et me saame kvallist nüüd edasi top 32, eks ju, siis ma võtan arvuti lahti ja ma vaatan laivist järgi vastaste kvalliringid nagu. Ja siis ma panen nende kvalliringide põhjal kirja, kuidas keegi sõidab, sest minu jaoks tundub see lihtsalt veits mõttetu tegevus, siis kui ma seisan seal raja ääres, ma ei näe kõiki niikuinii ja siis ma vaatan seal, panen midagi kirja, lõpus või õhtul on mul parem seal laivis, ma saan tagasi kerida, vaatan, seal ta tõmbas kässarid, kus ei tohti taala, aga kohtunikud pigitsid silma kinni, mis iganes, vaata, eks ju. Et jah, mina kasutan seda live või seda ülekannet siis pärast siis järgmiseks päevaks ette valmistamiseks. Okay. Kuidas sa näeksid nii-öelda noorte poolest just, et kui noored tahavad tulla siis ja hakata drift sõitma, mis nad peaksid tegema ja kuidas saaksid nagu noored alustada driftiga? Jooksmine on tervislikum vist väidetavalt ja rahakotile ka parem, aga driftiga tahad alustada või? Ma ei teagi, hakka sõitmana. Ikkagi serra ja... Laias pildis vahet pole, võta mingisugune trandulett, mine sõida kas või jäärada või kruusa peal või põllu peal või eks tegelikult see, näide siin, et kes ei taha siin kruusa ja vihmaga sõita, eks ju, seal seisab üks 36 palli värvi, Kaido auto, Kaido on terve hooaeg rääkida, et ma ei viitsi trenni minna, et vihm sajab. Ma ei viitsi minna, vihmaga on nii halb sõita ja siis nüüd kehalas sadas vihma, siis ta oli, ma ei oska vihmaga sõita. Et ühesõnaga võta auto, mine sõida, ükskõik mis ilm on, kui on võimalus, mine küta lihtsalt, vahet pole kus, ma ei saa öelda. Ikkagi nii-öelda lubatud kohtades. Jah, lubatud kohtades.
Meksiko, jah. Ühesõnaga, mine lihtsalt sõida, ega siin muud polegi. Mida rohkem sõidutund on, seda parem lõppkokkuvõttes on. Ja kui sa harjud ära mingisuguse lahja pilliga, no mina ei oska väga lahja pilliga sõita. Oll saab mingi M50 kärakaga hakkama. Sorry, M50 fännid, aga kui sa harjud ära selle lahja pilliga, siis on tulevikus ka sul on igal juhul lihtsam. Aga ma mõtlengi just, et näiteks ma tean seda, et sina käid ka Olli juures väga tihti vabadel päevadel Simmiga sõitmas. Ja väga tihti ma arvan, et okei, jah. Oletame, et ma käin väga tihti. Nii, et kas see oleks ka midagi mind pole kodus olnud siis. Kasparil on oma võti juba, vaata, tuleb tagant uksest. Oll ei tea, et tal võti on. Pärast lihtsalt vaatab, et kurat jälle on käinud. Et kas see Sim nii-öelda on siuke hea lahendus, et kuidas üldse tegelikult alustada driftigimisega, kas on kõige soodsam lahendus äkki või? Jaa, kui sa, soodsam, No samas, kui sa võtad mingisuguse hea Simi lahendus, on ikkagi sul mingi 3-4 kilo. Ja korralikud maksavad kümpsiringi juba. Ja kümparingi on ikka korralik Sim juba. Kümpa, sellest sa saad mingi 3 rümpa ostamale. Laias pildis. Praegugi on turus ju neid street-klassi pille, millel pane torud sisse või semit minna sõitma on mingi 6-10 kilo ju. Tegelikult osta nagu valmis pill. Jah, aga sellega on see, et sul on kulud on maas, eks ju. Ma arvan, see Sim on väga hea, aga ma arvan, see on inimesest olenevalt töötab see Sim ka erinevalt nagu. Et kui me oleme Olli juures teinud ka mingisuguseid hänge või midagi, siis sa näed, kuidas mõni saab Simis väga hästi hakkama, ja mõni, kes tegelikult sõidab normaalselt Simis, ainult käkib. Aga jällegi mõni suudab kohe kohanduda sellega, et seal on mingisugused nüansid. Sul pole seda perse tunnet, eks ju. Sa ei tunneta, kuhu see auto liigub. Sellel on natuke selle Ingvari omaga, seal see natuke raputab ka. Seal on natuke rohkem seda, eks ju. Sim on hea variant, aga kas see peaks olema nüüd ainukene? Sa võid alustada Simiga, aga mingisuguse roika võiks ikka nagu võtta. Ma ei usu, et ainult selle Simiga sa jõuad, kui sa pole just full talented vend. Ma arvan, et see sama, mis sa ennem ütlesid, see jääraja variant on ilmselt kõige parem. Et ta ei ole kiire, sa saad selle esimesed tunnetused, kuidas auto käitub, kuidas ta toimib. Et talvel jäärada natukene kõpitseda ja siis vaikselt lähed step by step juba asfaldi peale ka. Aga siin me jõuame varsti ka kuulajate küsimusteni, aga selline huvitav küsimus oli nüüd sulle, et kui tänane päev on olukord, kus sa enam drifti sõita ei saa, siis mis oleks see, mida sa teeks? Mingi teine spordiala? Mingi teine spordiala, eks ta ikka midagi motospordiga seotud oleks. Kaherattalistega ma ei tunne ennast üldse turvalist, nii et ma arvan, et kas siis ralli või mingi siukene... Trike, 3 ratast ja... Ralli, kuule, aga see vaata eelmkord me ütlesime, et tahaks rallit sõita ja siis meile pakuti seda rahvaralli pilli, et minge sõitke, aga siis me hakkasime mõlemad põdema, et kes selle 36 pärast kinni maksab, kui me kuskil kraavi põhjas sellega oleme. Aga Olli, sa oled ju tegelikult oma driftikaga ka ralli etappi vist läbi sõitnud. Võib see olla tõsi või? Ei ole või? Ei ole. Ei, see sõitis, Piiroja sõitis Elva linna katset läbi või mingid rahvarallit sõitis. Tuljak on Otepääl sõitnud. Just. Ma mõtlesin, et mingid inimesed on, kes mõtlen, aga saaksid sellega ka minna ju tegelikult ju mingid katset sõitma. Linna katset saaks kindlasti sõita näiteks Ralli Estonial. Kuule, miks ei saa? Rehvid saavad ennem otsa. Ei natukene teed mingit seadet ümber ja värki keerad natuke jõudu vähemaks ja küll saab, Jõudu vähemaks? Kus see hetero jutt kadunud on siit teed? Ja rohkem peale tuleb keerata ikka. Mingi kõvema seguga vaata, ref lihtsalt, mis nii ei kulu, et... Lööd ballooniks alla ja kõvem segu ja läheb minna, Ei kindlasti... on ju, nagu ongi sellelt näitelt on näha, et on ju proovitud, on sõidetud mingit lühikest linnakatset, ilmselt oleks võimalik, kus on nikerdamist palju. Aga seal muidugi on see, et ega sa aega ei sõida siukse pilliga. Ja tegelikult, kui sa võtad need reeglid kätte, siis need autod ei vasta mitte ühelegi muu klassi reeglitele, kui ainult drifti reeglitele. Jah, seda küll. Et sa ei saadki seal nagu puur on ainuke, mis vastab. Ei, aga FIA reeglid on samad ju, ei või? Selle puur vastab näiteks, aga 36 puur ei vastaks. Sest rallides asjades pole see NASCARi värk lubatud. Ja. Aga silla lahendus on ju ei tööta, full look ei tohi olla, sul peab olema, Kas sul ei tohi, aga sa oled lihtsalt aeglasem selle võrra?
minu meelest sul ei või olla nagu 100%, noh, a la Kempi sul ei või olla või Winters või mis iganes. Ühesõnaga, kui meil on mõni kuulaja, kes teab täpselt sellest, on ju, siis pange video kommentaari, mida peaks Olli autoga tegema, et ta rallit saaks sõitma minna. Siis teeme ära ja siis Oll läheb rallit sõitma. Lihtsam oleks ilmselt uus auto ehitada. Ilmselt küll ja neid on ka turus, on päris palju, ostad mingi käki ja natukene keerad peale ja möllad minna. Aga need ralliautodega on see minu meelest huvitav, kui sa vaatad rahvaralli autosid ka ja kui sa vaatad need autode hindasid nagu, et kuidas need ralli inimesed suudavad oma autode hindasid nii kõrgel hoida. Noh, nagu sa ütlesid, et need drifti autosid, et need streetipille ju vali välja, millist tahad. Ja. Aga vaatad, võta mingi rahvaralli 36. See on põhimõtteliselt sama nagu streetklassi driftikas tehnika poolest. Ja see rahvaralli pill on 10. 10 ja ülesse. No küpsiga sa saad ikka hästi nagu on saadud, kui sa küpsiga saad kätte 36, aga nagu streedi nagu pillid, need ei maksa sittagi enam praegu. Ja ikkagi on nagu, võiks veel neid sõitjad olla. Et autod ei maksa mitte midagi, aga sõitjad on ikka nagu, okei, streedis tegelikult juba hakkab tulema. No ja kui me vaatame nagu palju meil ikkagi starti juba autosid jõuab erinevatel nagu etappidel, noh ega meil on ju neid ka, kes kogu sarja kaasa ei sõida või noh, kogu hooaega on ju käivadki mingitel nagu etappidel sõitmas. See number juba tegelikult hakkab päris viisakaks minema ja just on nagu äge vaadata, et noori tuleb peale, et noori, kes nagu päriselt sõita ka oskavad. Ma arvan, ralli ja drifti, kui sa võtad kõige algelisemat taset street klassi, siis need rallikad ongi ju driftis Kempi on ju, noh, palju sul maksab 20 €. Seal on korralikud LSD-d, mingi 1,5 on ju, vedrustus, siit võtad 2 sotiga, seal on jälle mingi, mis iganes. Ja jupid on kallimad, sellepärast, et ta on nagu teistmoodi peab toimima, on ju. Millal me kaablilt näeme drifti sõitmas? Kaabel ju siin mingi hetk käis ju, isegi mina olen näinud, kuidas kaabel sõitis, kas sa sõitsid selle sama Silviaga või? Sõitsid kehalastegi trenni ju, trennipäev oli. Ja ma korra käisin ja siis ma hakkasin seda autot ehitama. Aga seal ma tegin ühe saatusliku vea ka, et tervitame jälle ikkagi tiimiliiget Kaido Härmsi, ära kuula Kaidot. Kaido ütles mulle, et lase rõhku maha ja keera pehmemaks, et siis on ikka kiirem. Noh, tegelikult lollus, oleks võinud lihtsalt nautida. Ühesõnaga ma tegin, mis Kaido tahtis ja siis ma lasin selle siduri normaalselt ringi seal tagasi pöördes. Nii et ja see sõit jäi selles mõttes lühikeseks. Aga ei, ma sellega käisin jah. Aga millal mind sõitmas näeb, ma ei tea. Kas sul on endaga talvekas või ei ole? Ei, ma talvekas. Mu üks aasta oli talvekas. Oll ja need käisid kõik peale, osta ka. Siis ma ostsin 6-3-2-5 omale. Ja siis käisin poistega kinnisel alal natuke Rakvere poole metsa sees sõitmas. Sealt, kus ühe sadamani läheb või? Ma ei tea, ma ei jõudnud selle sadamani. Ühesõnaga, mul oli nii hirmus. Kui sa kuuled, Ollil oli, siis oli veel talvekas, oli turbokas M50. Ja siis seal oli sükene, ma ei tea, 15 pluss autot, see rivi, eks ju. Ma olin teine auto, eks ma sõitsin selle juhtauto järgi. Ma ei teadnud üldse, kuhu tee läheb, sest ma ei ole käinud seal nii palju. Oll on siin, ma kuulen seda flutterit, vaatasin ukses, eks ju. Ja siis ma tegin ka mingi spinni ja Oll sai tagant mööda. Aga siis ma ütlesin ka, et nagu minu jaoks peab olema see lõbus. Aga ma olen ületanud selle lõbu piiri nagu, et mul on kogu aeg on nagu triip on püksist põhimõtteliselt, sest mul oli nagu hirmus. Ja siis läkski mingi nädal mööda, siis ma vaatasin, kuidas see tagatiib hakkas roostetama ja siis ma müüsin maha, sest mulle ei meeldinud, et see nii roostes on. Rohkem julend sõita. No vähemalt oli põhjust müüa, vaata, rooste peal mingi, ei, see on ikka raibe, see on ikka täiesti mäda nagu kiirelt turguna. Ei, ma võiks osta küll uuesti talvekaga mingisuguse 316 või IS-i või Volvo või. No Volvo, see on juba mehe jutt, noh. Kui sul on väikse nii-öelda kubatuuriga mootor, mille väga jõudu ei ole, sellega on veel hullem ju väänamine kogu aeg ju. No ei, kiirus on väiksem. Ja kiirus on väiksem, see ei jaksa sul seal üleval käia. Ja nüüd kohe siit tulevad need nõuanded, et noh, alla 2,5 pole mõtet. Noh, mõtetu vaata, 3-2 üks üriti ja raisk. V-mootor, tegelikult võiks Mersu olla, ja siit hakkab tulema kohe. Ma juba Mersu mees või? Ja, see on vana Mersu mees. Aga no, ma olen kuulnud neid nõuandeid, oi, kui palju, et 2,5 vähemalt, muidu pole midagi teha. Mine pekki 2.0 tohmootori Sierra, jumala hea talvekas nagu, või mingi 1.8-36, jumal normaalne pill tegelikult. Ja no, täpselt samamoodi on ju see, et vähemalt minu isiklik arvamus on see, et kõigil on hüdrot sees, vaata. Kõik on jõhkrad drifti vennad, nagu eriti need vennad, kes ostavad esimest korda talveka, kohe esimene asi, hüdro sisse, Kempi reis. Sõida ilma hüdrota, no. Libe on, siis sul ei ole seda hüdro vaja tegelikult.
hüdroga saad ikka päästa päris palju. Ei, päästa saab, aga nagu õpi kõigepealt ilma hüdrota sõitma, siis pa hüdro sisse. Kristo on rääkinud, vaadake siis talvel teda, aidake välja tõmmata kraavist. Ei, ma õnneks see talv ei saa, mul pole aega, et endale vana hea. Ei, see rõlisen ise ei tee, vaata. Pane ära seda hüdro, mina annan pähe lihtsalt. Ei, ma ise ei saa, mul on need koosolekud ja muud asjad. Ei, kuradi tegemist, see talv nii palju, et see talv ei jõua selle talveka peale kuidagi. Põhineti kommentaator. Ja neti kommentaator räägib kuradi põhieiter, kõikidele stooridele vaja mingit eiti panna. Kaspar Kaabeline nutshell lausalt. Ainult sulle kirjutan. Ja ainult mulle kirjutan, ma kujutan ette ja mingi Delfi kommentaariumi vaatad lahti sõnavara järgi, saad kohe aru, kus Kaabel on kisamas käinud mingi elektriautode postitus, nagu... mingi esimene vend, mis mõte. Ei, käsi südamel. Sa oled ainuke, kellele ma kirjutan. No, nüüd ma tunnen ennast erilisena. Mees hakkab ligi ajama. Oll läheb kadedaks näedi, kui sa siin näedi nii avalikult, kurat ligi hakkad ajama. Elektriauto, jah, selle teemal ma küll ütlesin, et... Väga hea, tuleb ära, jumal aamen. Või küll ajame selle. Sa teed neid autoüritusi, vägevad miidid petrolheedidele ja siis sa võtad rendist elektrikaubiku. Ei võtnud rendist, sponsor andist. Keda huvitab, sa ütled ei, anna mulle see X5 või ma tean, see oli Inkscape või kes andis, anna mulle see bensukas. Mitte elektri... Kristo. See on petrolheedi. Kaabel tõmbas vererõhu nii üles, siin üks hetk ma võin need screenid teha ja laiali jagada, kui keegi lugeda tahab. Kaablil tõmbas niimoodi vererõhu üles ja punasesse. Jah, ei, ma ei saa sellest elektriautod ja car people ei käi käsi. Kusjuures ma tahtsin anda elektriautodele võimaluse. Ühesõnaga mul isa ostis omal elektriauto. Tal on selleks väga hea põhjus. Tal on paneelid katusel, bläbläblä. Ja siis ma ütlesin davai, et anna ma võtan ka siis, et ma olen proovinud seda laadida. Tead, kui pinges ma olin terve aeg või? Seda peldikut ei saa mitte kuskil laadida. Sul on vaja mingit kaarti, mingit äppe, siis sa ei saa seda äppi tõmmata, sest midagi on erroris. Sa pead helistama, mutt ütleb, et tuleb, tead, esmaspäeval tuleb see töötaja, vaatad, range kukub kogu aeg. Siis jõudsin lõpuks ühte laadiasse, ma laadisin 15 minutiga 2 kilomeetrit juurde. Ja kusjuures okei, selle taristu koha pealt ma olen nõus selle sama elektribussiga, mida sa heitisid, on ja. Pühapäeval peale üritus oli laupäeval, pühapäeval viisin asjad tagasi teisele poole Sauet, Unibeti asjad. Mul oli vaja koju linna tagasi sõita nagu ja tulen mööda ringteed ja vaatan, range kukub ja kukub ja kukub ja kukub ja mõtlesin, et okei, ma lähen Ülemistesse, teen seal mingi lõuna vaata, et Ülemistes on kuradi saad parkida ja kuradi laadida ja vaatan üks, et mingi jõuan just ringteele Jürisse, vaat mine pekki range 2 kilti, ma ei jõua mitte kuhugi sellega. Õnneks teisel pool Jüri ringi on see Alexela, kus on kiirlaadija, jõuad sinna ja siis hakkab see triangel pihta raisk. Tavaäpiga maksta ei saa raisk, kaarti vaja. Siis on see, et sa tõmbad selle äpi endale, selle laadimisäppi pead panema endale kuradi uue kaardi liitma. Sa ei saa Apple Walletis seda lisada, päris kaarti kaasas ei ole, nagu päris pangakaarti füüsiliselt kaasas. See hakkab mingit triangel pihta, siis helistasin õele mingit, kuule ütle nüüd mulle oma kuradi pangakaardi number ja see kuradi turvakood vaata, panin õe kaardi, siis sain laadida, aga see kiirlaadija, see oli okei. 20 minutiga 40 kilti ja siis oli täpselt see, et kuradi laadisin ära ja viisin kiiresti tagasi, võtsin oma auto ja see oli turvalisem. Ma täpsustan, sa ütlesid, et see 20 minutiga, mis iganes, et see on okei. See ei ole okei. Okei on, et sa oled tanklasse tangid bensu või diislit. See on okei. Nii et ma panen punkti elektriauto. Kui sul on elektriauto, paar kinni see podcast. Väga hea. Väga hea. Siis nüüd on ära öeldud, elektriauto omanikud ei ole oodatud. Aga kui elektriauto oleks driftis, oleks tehtav või? Prooviti USAs seda Kamarat. Seda ei lubatud igale võistluselegi, sest see elektriauto, kui see põlema läheb, siis see põleb. Vaata see sama asi, mis me rääkisime Harriga kiirendusest, küsisime just Harrilt sama asja, et nagu elektriautol tegelikult ju väänet on, jõukadu on väike, et miks kiirenduses ei kasutata täpselt samamoodi enamus riikides on keelatud elektriautot täpselt sellel põhjusel, kui põlema läheb, see põleb maani maha ja sa ei tee mitte midagi sellega. Kas vaata nüüd, mulle kõlas, et mingi auto tuli. Võib-olla, et keegi tuleb siia või? Et kas me kohe näeme seda? Nissan äkki oli või? Äkki oli. Saab kohe selle uue külalise siia. Väga hea. Aga korra küsin veel viimase küsimuse, enne kui me läheme Q&A juurde. Meil oli Instagramis tuli päris hea hunnik küsimusi ka nagu Ollile.
aga kui sa võtad enda selle karjääri, võtame siis näiteks ainult selle aja, kui sa Drift Mastersis sõitnud, mis sul kõige meeldejäävam hetk on, mitte ainult ütleme, poodium on niikuinii kõva, on ju, see tekitab nagu kustumatu emotsiooni, aga näiteks mõni vestlus mõne nagu väga kõva sõitjaga, mis sinuga on siiamaani jäänud, mingid nagu kuldsed sõnad, mille järgi sa siiamaani lähtud, mis on mingi siuke hetk sinu karjääris, mis on olnud? Kõige lihtsam vastus on poodium, on ju? Jah, poodium on kindlasti kõik. Ei, mul ei olegi otseselt, mul ei tule... Ma võib-olla esimene asi, mis mulle pähe tuli, oli eelmine aasta, me olime Rootsis ja seal oli... Ja tuligi külaline. Nüüd, kes videot vaatavad, need saavad vaadata, kes tuli. Täpselt samamoodi nagu Harri juures meil oli külaline, kes podcasti episoodi, nüüd meil on ka... Lihtsalt natukene vähem karvane on see külaline. Ega Oll ei öelnud ka kellegile, et siin on mingisugune häng, nii et... Ja. Aga Rootsist hakkasid rääkima? Rootsis oli... Sõitsin selle Naoki Nakamuraga, kes oli siis üks sõitja, keda mina olen nagu alati vaadanud, et tema see stiil ja kõik see, et ühesõnaga siis me sattusime top 32 kokku. Ja siis pärast battle'it me käisime rääkimas temaga ja siis ta oli ka, et ühesõnaga tore oli, mis mulle meeldis kuulata, oli see, et ta ütles, et ma olin tema jaoks ootamatult kiire, et ta ei osanud nagu sellega arvestada ja ütles, et nagu kõik oli, kuigi ta võitis, seal olid siuksed küsitlevad otsused, on ju. Ei, kohtuniku otsus on lihtsalt, me oleme viisakad. Ja siis... Ühesõnaga jah, see otsus oli selline, aga pärast oli ikkagi all good. Käisime, rääkisime Naokiga juttu, et tal oli muidugi tõlk, ta ei räägi ise inglise keelt. Okay. Cool, aga lähme küsimuste juurde. Siin on väga palju on korduvaid. Väga suur mure on inimestel sellega, et kui kaua Oll veel jaksab, kaua ta veel sõidab. Esimene küsimus ongi, et kaua sa näed veel ennast võistlemas, et sul on päris suur fännklaab ja nad oleks ikkagi päris kurvad, kui sa nagu ära lõpetaks. Tead, ma ei näe seda tulemas veel ja ma arvan, et driftis see ei ole nagu nii, see vanus ei ole nagu nii hull teema, et kui me täna vaatame Mastersi sõitjaid, siis võtame siit soomlane Juha 41-2, Naoki, kes meil sõitis, oli 49, üks poolakas, kes eelmine aasta oli 52 vist, et ühesõnaga nagu, et neid 40-seid on ka ja mul on veel sinna oma 10 aastat minna, et ma seda veel täna, seda ei pea veel kartma. Okei, väga hea, aga uue auto küsimus ka sulle kohe. Mis sa uuest M5-st arvad ja selle 2,5 tonnisest kaalust? See on see suure neeruga või? Jaa, see on see suure neeruga ja see, mis utoopiliselt palju kaalub nagu. Minul on oma arvamus, ma võin öelda. Need uued BMW-d, need suure neeruga, need on tõesti ultimate driving machine'id, sest need on nii koledad, et sa pead ainult sees istuma. Okse, mind juhitamistehnika seal, palju see kaalub. Õudne! Nii et need võiks olemata olla. Aitäh. Ma olen siin, ma pean kahjuks kaabliga nõustuma. Üks asi, mille koha pealt ma arvan, meie arvamused ühtivad, on see, et need on ikka ilgelt koledad, need uued. No muidugi 10 aasta pärast on Tim, sest praegu sa vaatad juba, et mingi E65 on päris äge. Noh, ala vaata, aga kui see välja tuli, siis sa vaatasid ka ju, mis õudus see on. Aga samas nendele uutele M-idele saad väikse neeruga stanged ja ninad ju tellida juba. Tegelikult on olemas. Ostad endale auto ja sa pead kõik ümber tegema, et see üldse oleks nagu normaalne. Aga vähemalt saad öelda, et on projektikas. Paad 34 oma. Ja Maxtoni lipkiti. Ja ongi projektikas. Ja Japan Racing ka alla. Instagrami pead ka tegema. Mingisugune mushroom, mis iganes, see on G... Ma ei tea, mis need on. G mingi 82, mis iganes. Pead panema nimed. Aga kui te peaksite valima ühe M5 mõlemad, millise M5 valiksite? Ma tean täpselt, millise M5 ma valiks. Ma vist ütlen, kuigi mulle see E60 nagu väga E60 ei ole nagu midagi ilusat, aga ühesõnaga see M5 olek on kuidagi tal äge. See mulle meeldib. Mootor on ka hea, V10. V10, jah. Ehk siis... ma ei tea, 34 äkki või 38 või? Kurat, ma võtaks 39 isegi. 39 Penskari auto ka rohkem. Jaa, ka ilgelt Penskar. Aitäh ka peal. Palju Poolas rehve kulus? Tegelikult
et ei kulunud mitte midagi, et me sõitsime ühe paariga, sõitsime esimese päeva, teise päeva siuksed pool päeva ja siis kui tandemitesse läksime, siis lihtsalt põhimõtte pärast panime uued, aga tegelikult me oleks võinud samadega edasi lasta, et ühesõnaga 0 oli kulumine. Siis ma vaatangi, sul on päris palju rehva alles ju. On jah, sealt Poolast ei ka omajagu jäi üle, mis oli nagu sinna arvestatud. Aga see on ju ainult positiivne, tegelikult järgmiseks aastaks on varu alla. Jah, saame kohe algus. Aga veel üks hea küsimus, et miks just drift? Miks mitte mingi ralli, kross või mingi kart või mis iganes need muud totrused on? Ei, ma ei ütle, et nad totrused on ralli, kross ja need on ka tegelikult on ägedad, aga see drift kuidagi lihtsalt mulle sümpatiseerib nii palju rohkem kui mõni teine autospordiala, et äge. Aga siin on jälle küsimus mõlemale, ma arvan, kas BMW N või M-mootor? Mis M või N või? Jah. Ei no... Ikka M. N47 pooleks ketiga võtaks küll. Siis ilmselt vähe pikem teie jälgija, kas on tulemas ka off-season build ja Q&A, hooaja lõpu Q&A? Ei tea selle Q&A kohta, aga off-season build suurt midagi see aasta ei tule, sest et meil ei ole suuri muutusi tulemas. Me teeme nipet-näpet teeme, aga kuna eelmine hooaeg me ikkagi heitasime täiesti nullist ja siis seda materjali teha, aga täna on õnneks, ma ütlen, et saab nagu rahulikult võtta ja teed siukse kerge hoolduse ja. Millega sa igapäevaselt tegeled, kui sa ei drifti? Tööl käin. Kus sa töötad? Ma ei ütle. Väga hea, natuke salapära on alati tervislik. Siis sellest me rääkisime juba enne. Sellest rääkisime natukene juba enne, et kui vanalt sealt see algus tegid driftiga ja kuidas siis veel karjääri osas, kaua sa Driftmastersit kavatsed sõita veel? Eks see on ikka põhirõhk selles mõttes, et siht on ikkagi silme ees, et kõige kõrgemal, et ikkagi seda siin ikkagi püüame, nii et ennem alla ei anna. Ja korra juba põgusalt peatusid, mis see uue aasta autoplaan on? Väga, ma sain aru, et ei muuda midagi ja auto jääb samaks? Auto jääb samaks, kõige suurem muutus, mis tuleb, on sequential kast, mis siis meie hea toetaja Gearmotiv, kes meil on olnud tänaseks 3 või 4 aastat. Et nüüd ta sai siin 2 aastat on seda kasti valmistanud. Tegelikult oleme ka seda katsetanud taustal ja nüüd ta siis launchis siin mõni nädal tagasi, et tuleb sequential kast ja siis nipet-näpet veel. Ma mõtlen just, et kiidad küsin veel off-seasoni peale, aga sul on talvekas, kas sellest ei ole mingeid videoid tulemas või seda pildimist või mingit siukest asja talvel? Ega me ei pildi seda jah, me pigem rohkem lõhume, aga ma ei tea. Tegelikult on niimoodi, ega Oll ei teagi väga midagi. Seda teab ikkagi Mihkel ja SV Meedia ja Kimps nagu. Ja nemad ütlevad, et Oll, me nüüd teeme seda ja tule sinna ja teeme nüüd. Tead, mingite asjadega on täpselt see, et nagu sa tead, et või ise vaatad YouTube'ist, et äge on vaadata või kuidas teevad. Aga ise käid kuskil sõitmas ja värki, siis tegelikult nagu ma ise ei mõtle selle peale. Et ma teen selle ära ja siis hiljem mõtled, võib-olla oleks midagi võinud näidata, aga... Väga hea küsimus. Kas pere juurdekasv on mõjutanud kuidagi driftispordi karjääri? Ei, ma ei ütle, et ta mõjutanud on. Kindlasti, elu on natukene muutunud, aga et ta mõjutanud oleks, seda mitte. Et oled ikka sama julge edasi rooli taga ja... Ja nagu öeldakse jah, et kui laps tuleb, et siis nagu kuidagi see julgus või asi, aga ma ise ei tunneta seda vähemalt. Sõidust on näha igast tõesti. Väga hästi, Kas E36 driftikat loosiga ei taha müüa? Kusjuures selle loosi teemaga on niimoodi, et mul hakkas kipitama mingi pool aastat tagasi, et kuidas see loosi värk siin Eestis on. Tegelikult on see niimoodi, et Eestis on see mega keeruline. Kui sa oled näinud ka Facebookis mingid tüübid, et osta pilet, loosime välja, eks ju, siis väga mitu
seda loosi on EMTA kinni pannud, siis tegelikult see kõik on see hasartmängu seadus ja siis aktsiaseltsid, eks ju. Kuni vist 10 000. Ei, kuni 2 sotti tohid niisama anda ja sealt edasi on see, et sul peab olema Maksu- ja Tolliameti järelevalve, sul on loosi hetkel peab olema järelevalveametist keegi kohal, kes veendub, et loos on aus. Ja seal on veel mingid, ühesõnaga lõppkokkuvõttes ma lugesin 2 õhtuga lugesin kõik selle hasartmängu seaduse läbi. Ja siuke asi on olemas nagu kaubanduslik loterii, millega sa saad tegelikult loosida välja ükskõik kui suure asja. Ja ma kirjutasin EMTA-le kirja nende seaduspunktidega, aga mu kiri oli vist nii hea, et nad ei vastandki mulle. Eks neil oli lihtsam ignoda seda, kui lubada siukest asja. Ei, võib-olla see oli, et see kiri oli nii loll, et nad mõtlesid, nad ei viitsi vastata sellele. Ja et see nii aru ei saa, kui nad kirjutama hakkavad. Vaata, see võib ka olla, see pigem on tõenäolisem. Võib-olla ma selle peale ei mõne. Ühesõnaga, tegelikult see on võimalik, aga see on väga keeruline. Jah, ta on keeruline ja just ju oli Tartu Mill ju andis välja auto ka nagu loosiga, et sa ostsid mingi nende tooteid, registreerisid kuradi tšeki, kõik oli ilus vahva, loosi hetkel oli koha peal 3 inimest järelevalveametist, 1 Maksu- ja Tolliametnik ja siis oli veel mingi hunnik inimesi, kõik nimekirjad, asjad kontrollitakse enne üle ja kõik peab järelevalve all toimuma, sa ei tohi niisama siukest asja välja anda, see on jah selles suhtes keeruline. Nii et lihtsam on palun ostke sellest Oliveri auto ära. Palun ostke ära selles suhtes. Selle juurde ma korra nagu küsiks, ma olen vaadanud iga hooaja lõpus läheb sul auto müüki. Iga hooaja lõpp, viimased aastad on sul hooaja lõpus auto müüki läinud. Mis teema sellega? Eelmine aasta ja see aasta. Ega varem ei ole ju. Ei ole ka või? Okei. Aga nagu, miks sa selle auto müüki paned iga hooaja lõpus? Ei, no eelmine aasta oli puhtalt sellepärast, et me hakkasime uut ehitama. Ja siis ega siukseid autosid lihtne täna ei ole müüa, on ju. Ja nüüd ta on praegu jäänud taustale, siis see müük, kogu see protsess vajus ära. Ja nüüd sügisel mul tärkas uuesti see idee, et panen ta müüki, aga see on siukene, ühesõnaga, meil on plaan on erinevaid. Kui ma müün ta maha, siis ma müün ta maha, aga tegelikult on ka erinevaid mõtteid, kus seda autot võiks järgmine hooaeg kasutada. Ehk siis oske kiirelt ära, muidu peab kaabel ise ära ostma. Isegi see sõbra hinnaga ma ei jaksa osta seda. Kuigi, kui sa võtled seda, et mis iganes milleks üleval on 60, me teame, et sa oled nõus selle 5 kannad ära, oletame. Nii et kui sa hakkad tegelikult nullist ehitama autot, siis läheb kallimaks. Jah, sellisel levelil autot. Sa arvad küll, mis seal on siis 36 kere, 2 tonni, see on normaalse kere, siis sa keevitad seda 300 tundi, siis sa pead seda värvima, siis kõik see turvavarustus, kõik see mootor, bla. See 60 tuleb sul niimoodi täis. Ainukene pluss on see, et sa saad seda teha siis nagu järelmaksuga ala vaata. Aga küll oil ka siin hea intressiga. Võta, aga kui ütleme praegu kaabel küsiks on ju, et kui ma tahaks järgmine aasta veits drifti sõita, kas annaksid talle praegu oma enda autot kasutada? Ma usun küll, ta on sõitnud tegelikult sellega, ta sõitis Kiltsil, käisime sõitmas. Me oleme just rääkinud ka, ta on semipro mõelnud sellega sõita. Ma olen Kehalas sõitnud ka sellega. Ja Kehalas sõitsid ka ja Kiltsil ja ennem kui sa küsisid ka, et millal kaabel hakkab sõitma, siis minu poolest võib ta kohe hakata sellega sõitma. Ehk siis ootame hääletusi, et kas kaabel peaks järgmine aasta... Ei, kaablil on sponsoreid vaja, mis hääletusi. Kaablil on sponsorit vaja. Õnneks Cars & Coffee'l pidi rõvedalt plekki olema. Ja me hakkame pea sponsoriks Veegoga koos. Ja siis kaabel hakkab sõitma, ega ei olegi, ega muud ei olegi. Nii et kaabel osta endal kombe ära ja järgmine aasta startina. Kaabel Eesti meistriks 2025. Ma ei tea. Sest ma mõtlengi, et Oll, miks sina üldse praegu Eesti mingit etappe ei sõida või siukseid asju? Ma see aasta sõitsin vist 1 või 2 etappi siin Baltikumit. Aga ütleme, eks on ka vastavalt võimalustele. Ja tegelikult me sõitsime 2 aastat tagasi, me just sõitsime 13 etappi või. Ja see juba lõpus läheb niimoodi lõhkuma, et ma mäletan, terve tiim oli, viimane võistlus oli ja meil oli poodiumi koht püüda nagu. Ja ise juba ka tundsid siukest väsimust nagu, et enam ei viitsi, enam ei jaksa, et nagu sõid kogu aeg olid, terve suvi läbi olid kuskil ära. Et ühesõnaga, siis ta on rohkem praegu olnud niimoodi, et Masters on põhirõhk ja siis on mingid valitud sõidud, võistlused, mis pakuvad nagu põnevust. Aga siin oli veel üks huvitav küsimus, eelmises Q&A's oli ka teil see küsimus, Dream Build mõlemal.
Aga ma vist isegi mäletan, mis ma ütlesin, äkki Chaser ütlesin. Ja Chaser ütlesid, jah. Mis see Dream Build nagu drifti auto või? Ei, üldse, kas või Dailina, vahet ei ole. Dailina. Tegelikult ei ole siukest asja nagu Dream Build. Igast ägedaid japse ja autosid, aga... No mul on see toorik on olemas tegelikult, kui me Dailist räägime. Mul on see 81 aasta Chevy Squarebody. Trabant. See oleks ikkagi õhu peal, frame to the floor, 22 tolli, need rekka, Alcoa väljed, kummint swap. Võt see oleks hea Daily, aga see ära teha. Hea ökopill. Ja kummint see ei võta, mul on ühe korra olnud kummint. See ainult nuusutab seda diislit. Arvad küll, et see üks suur mölakas, aga see on väga mõnus touriig. Oll, miks otsustasid E36 pealt 46 peale minna? Ühesõnaga tegelikult käis mitu varianti, käis isegi laualt läbi. Esimene mõte oli F22 ehitada. Ja siis ikkagist lõpuks kõige saatuslikumaks või see otsustavamaks sai siis selle E36 ja E46 tagasild, mis on nagu nii lollikindel ja hea ja töötab, ja ta on nii lihtne, et ühesõnaga lihtsuse peale läksime rohkem välja. Selge. Siis VDC või Greivi garaaž? Ja ma saan aru, see on see Simmi küsimus. Next. Nii, siis kas tiim nurises ka, kui Soome etapil Sweet Stubble Roadis magama pidi? Mis asja, ütle uuesti? Tiim nurises ka, kui Soome etapil Sweet Stubble Roadsis magama pidi. See on väga segane küsimus. Seal ühesõnaga, meil oli need erinevad sviidid seal. Ei, seal polnud hullu midagi. Muidu oli timm. Selles mõttes, et Driftmastersi üks reegel on ju see, et peavad olema need WC-d ja dušid igal üritusel vaata. Et need on alati olnud viisakad, puhtad. Selles osas oli timm ja ööbimisega siis muidu oli okei, aga viimane öö oli veits rahv, sest siis läks tormiks. Siis oli reaalselt niimoodi, et seal oli Oll magas peaga vastu telki ja terve öö, mingil põhjusel, ma ei saa öelda, ta magas hästi sügavalt mingil põhjusel, aga terve öö see tuul peksis seda telki vastu ta pead niimoodi. Ja siis sa oled seal kõrval magad ja oled, mõtled, mis asi see on. Minul oli siit natukene oli magamise tekk märg. Kaido jättis selle dressipüksid, jättis üle selle tooli ääre nagu otsapidi maha ja öösel sadas niimoodi vihma, et see ujus kõik ja siis see püksisäär oli kuni poole reieni oli vett täis imend niimoodi, kui tahtis hommikul püksi jalga panna, sest pooled püksid olid mered. Ühesõnaga see viimane öö oli rahv, aga muidu enne seda oli täitsa timm, pole teda midagi. Nii, aga järgmise aasta plaanid üleüldiselt, kui me ei räägi nüüd autost, mis sul eesmärk on näiteks Driftmastersis? Tahaks kindlasti jaanitulel käia. Siis mõtlesin sügisel võiks mingi kooli. Driftist räägime. Driftmastersile tahad minna, jah? Ei, ega selles mõttes, me ei käi seal millegi muu pärast. Me ikkagi jah, täpselt. Sina ei käi seal millegi. Meie käime on, jah. For fun. Jah, for fun. Käivad aega veetmas. Boyfriend viib reisule. Peika viis reisima. Kas sa oled kordagi mõelnud 36 peale tagasi ka minna? Ei, mulle isegi aus vastus on see, et tegelikult see 36 ütleme, et siis selle juhitavuse poole pealt ta on natukene snapim ja agressiivsem, et see mulle meeldib 36 puhul kindlasti rohkem. Aga ta on aeglasem? 46 on tõesti kiire. Okei. Jah. Aga mõtlen just sama, et kas nii-öelda, kui see mootor panna 36 peale, kas ta... Ei, nad on suhteliselt sarnased mootorid, ma ütleks. Seal mingid jupid on ikkagist erinevad, aga see mootor ei anna nagu seda... Okay. Lihtsalt on kiirem. Ma arvan, et siin on 3
2 erinevust on see nende 2 autode vahel kõige suuremad. Ühesõnaga, Olile meeldib 36 juures see, et see on snapim. Ta vahetab poolt rohkem, eks ju. Arvatavasti saaks 46 ka veel snapimaks, kui siin rohkem vaeva näha ja päriselt nagu... No me oleme ikkagi selles mõttes amatöör, sillaseadete osas oleme ikkagi amatöörid, me julgen väita, eks ju. Et kui me rohkem vaeva näeks, saaks sellega natukene snapimaks. Kas just nii snapiks nagu 36 vaevalt, sest natukene pikem teljevahe. Ja pluss, mis mina arvan, mis on kõige suurem asi tegelikult, on see, et selle autoga nägid kutid rohkem vaeva, et oleks raskuskese, oleks rohkem autotsentris. Ehk siis 36 on sul, taga on see suur korv, eks ju, seal korvi sees on paak, siis on see aku seal taga, eks ju. Ehk siis sul on nii palju kaalu, on üle taga silla, et sul tekib see pendelefekt juba. No saad aru, kui ta läheb, siis ta nagu hakkab juba loopima ja viskama, eks ju. Aga see on rohkem, on kõik tsentris, ehk siis see pill on nobedam, samamoodi kõik raskuskese on allpool, on mingi teooria, et kõik, mis on üle kas 40 sentimeetri sul kõrguses, siis ta hakkab sul kordistuma see kaal. No, et sul oleks see kõik raskus hästi maad ligi, hästi tsentris. Ehk siis sellepärast on see auto kiirem, aga sellepärast ta on nagu laisem ka. Siis kas merchi müük aitab teid tuntavalt rahaliselt ka või pigem mitte? See aasta aktiviseerus, ei ole vale sõna. Aktivistid. On ikka aktiviseerus, vist on ikkagi õige sõna. Aktiviseerus, jah. Läks käima ühe sõnaga, jah. Oluliselt rohkem kui varem. Aga tegelikult oli ka muidugi see, et meil seda disaini ei olnud palju nagu uut, on ju. Et nüüd see aasta Kaspar siin oma käega tegelikult on 2 seda disaininud või oma selle visioniga. Ja nii on õige mõelda, ma ei oska joonistada. Jah, visioniga. Et ühesõnaga on seda uut nii-öelda disaini ja seda peale tulnud, et siis see on nagu rohkem selle poolest käima läinud. Aga see on siis nii-öelda oluline tuntavus siis nii-öelda budgetis just. Budgeti puhul või mis, kuhu läheb nii-öelda siis merchi budget? Kas see on see tiimi heaolus, lähed sa, ostad naisele kalli kasuka või kuhu see läheb? See aasta oli esimest korda, kus ta oli nagu, ütleme siis nii-öelda tuntav. Et siis ei ole nagu erilist nagu veel midagi nagu toimunud just kui sellega on ju. Aga noh, see oli ka hea põhi, mis me nägime näiteks Poolas ja Riias, kus me nagu müüsime kõik välja. Ja enda arust, kus me võtsime nagu päris palju kaasa, siis järgmine aasta me kindlasti võtame veel rohkem kaasa neid asju, et välistada nii-öelda välja müüki. Kas Kaabel sa oled tundnud ka siis seda nii-öelda, ma ei tea, oligi saidki parema majutuse natukene, et merchi natuke rohkem müüdi või õstis sul äkki pulgakommi või midagi? Nagu, kuidas see oli, et? Ja sealt Edgari käest saad suurema kebaabi räpi tellida. Väga hea, vähemalt Kaablil on kõht täis. Ehk siis oske merchi sellepärast, et Kaablil on kõht tühi muidu. Ja siis on tuju headel. Nii, miks Randalut LZ World Touril ei olnud? See käib kutsetega. Kui sa vaatad üldse, kes seal olid näiteks Driftmastersid, siis nad kutsusid kas oma head sõbrad või siis meistri. Ehk siis see üritus ikkagi käib nagu... No see on selline suur sõprade kogunemine laias pildis, ma ütleks. Seal vist on, nii palju kui ma olen seda jälginud ikkagi, neil on ju seal Iirimaal ja USAs ja Kanadas, kus nad käivad, siis sõitjad on enam ja alt samad. Jah, sõitjad on jah, sõitjate laina. Et kohalikud mõned lihtsalt juures. Jah. Aga iirlastest näiteks küsimus, kas teile endale tundub, kas Driftmaster siis mingites olukordades eelistatakse iirlasi ja poolakaid ja hinnatakse neid leebemalt või mitte? Minu meelest see on nagu, see oli väga suur, ma ütleks, ma ei tea, kas probleem on õige öelda, aga väga palju mõtlesid selle peale, ma tahaks väita mingi 2 või 3 aastat tagasi nagu. Oli palju küsitavaid hetki, aga ma tahaks öelda, et kuna siin inimesed on jube palju kära teinud, pealtvaatajad, siis see aasta ikkagi oli juba minu meelest oli suht mõnus või nagu ei saa nagu näpuga näidata. See on paremaks läinud, aga ütleme, et noh, mingid siukseid küsitavaid kohti ikkagist on. Et see sama, mis me ennem rääkisime, see kohtunike ala on ju.
et siis paratamatult võib nagu siukseid asju tekkida, aga on paremaks. Ja siis isegi pole tegelikult nagu, ma ei taha öelda, et see on tahtlik. Ma arvan, see on sul nendel siin. Ja alateadvuses. Jah, sest rääkisin ühe kohtunikuga, kes ka drifti hindab, aga natuke teises kohas. Ja seal tal oli siis üks Poola see hindaja oli tema koos. Ja oli üks tandemalt, kus oli üks Poola võistleja. Ja see vend oli, et ei, et lähevad uuesti nagu. Ja siis Eesti kohtunik, kuidas see võimalik on, et sa üldse mõtled seda, et siin on ju nagu ilmselge, et see poolakas sai kotti. Ja jaurasid ja lõpuks see vend ütles ka, et, nagu, et tal ei jõuagi kohale nagu. No, et ta oma peas ei tee midagi valesti, aga sa oma peas näed seda Poola lippu, oma riigi lippu ja sul on ikkagi mingi seisund jah, nagu selles suhtes. Kui oleks, ütleme, ma ei tea, challenge on mingi asi ja kas usaldaksid nii-öelda sim autosõitja enda autorooli või? Sim-raceri lihtsalt siis raja peale sõitma. Siiamaani nii palju, kui ma olen nagu neid näinud, see poolakas Vecek tegi ka kunagi, kes lasi esimest korda selle Simi sõitja päris autorooli. Jumal hästi sõidavad, et kusjuures need, kes nagu tulevad Simi pealt päris autorooli, saavad paremini hakkama kui need, kes lähevad päris autorooli pealt Simi peale. Kui ma läksin algust Simi peale, eelmine aasta vist sain Simi, siis ikka mitte midagi ei saanud aru. Et see on päris keeruline. Aga veel viimase asjana on siuke budgeti küsimus ka, et kui palju umbkaudselt Driftmastersi üks etapp maksab või siis kogu hooaeg. No sa võid mõlemast rääkida. Ma arvan, sa tead umbkaudselt ikka palju see ühe etapi kulu teile on ja palju kogu hooaeg umbkaudselt läheb. Päris summadest ei pea rääkima nagu täpsetest summadest, aga umbkaudselt suurusjärk. Jah, ma päris summadest ei räägi, aga see nii palju oleneb, et ma ei saa sulle, siin ei ole ühtset vastust, et kas me lähme võistleme Riias, mis on siin samas, või me lähme võistleme Iirimaal, mis on 3000 kilti kaugel, sul on praamid, rendiautod, elu on hoopis 5 korda kallim, et ta varieerub ikkagist niimoodi, et ja korra Poolast rääkisime ka Poola näitel väga hea reference point ju selle koha pealt reffe, sul ei kulunud midagi, kulu jälle väiksem. Täpselt, jah. No nii palju sa võib öelda, et hooaja peale 6-kohalist numbrit ei tule? Või tuleb või? Ütleme, et tervet hooaega, kui sul on niimoodi, et no problems, et sul tehnika kõik mingid suuri avariisi asju ei ole, siis sa saad alla 6-kohalisega hakkama. Okei, see on siuke isegi viisakas. Aga... Anna siis. Tahad kohe või? Panen ülekandega või tahad sullis? Ülekanne. Okei, pärast teeme ära, ei ole probleemi. Carson Coffil seda budgetit ju on. Aga siis läheb suurelt kuradi ukse peale meie logoga Tai Pohn. Carson T. Siis on Iirimaal on hea safe sõita, vaata, siis on siuke tee meil seal. See asi EV and T või? Nagu elektrikviks. Kaabel see on ikka üks ebameeldiv kuju. Aga siit me saamegi vaikselt otsad kokku tõmmata selle episoodiga. Väga meeleolukas ja vahva oli. Päris palju teemasid käisime läbi. Kellel on veel mingeid huvitavaid küsimusi, siis pange video alla kommentaaridesse. Vaadake üle, mis Oll teeb. Vaadake nende YouTube'i kanali üle ja näeme juba järgmises episoodis. Tšau. Paiki, pai. Bye.